vaadake, kui ägedaks nüüd see Adase auto off tehtud on. Kes siin käinud on, siis teab, et siin oli muidu kruusa ja siuke väga tolmune plats. Aga vaadake nüüd on lõpuks asfalt ja jooned maas ja miljon kaamerat üleval. Kogu plats jälgitakse, okei. No park on nagu igal pool, on ikka tasulised, aga siin on ka nagu suht kallis 10 euri. Aga mis on hea point, siin vähemalt selle 10 euri eest saad dussi all tasuta käia. Vetsud on ka tasuta, et ei pea kuskil midagi eraldi juurde maksma hakkama, mis on iseenesest väga normaalne. Aga nüüd on jutid ja värgid kõik ilusti maas, nii et suur plats, et siin on päris tore magada. Ma olen siin enne ka maganud, aga nüüd on ikka päris hea. No nii, sõbrad. Tere teile kõigile. Number 1 on muidugi see, et andke hinnang, kuidas heli kvaliteet on, sest ma kasutan uut mikrofoni. See on nagu kõige suurem point praegu. Mõtlesin, et kuidas ma teen videot ja värki ja see, mis taustaks jookseb, see on eelmise aasta Itaalia sõiduvideo mul pandud taustaks jooksma, aga no vahet ei ole. Asja point on tegelikult see, mis on heli. Et eks ma siin vahepealt selle klipi lõikan niimoodi pooleks ka, panen midagi muud jooksma taustaks, aga põhimõtteliselt lasen selle jooksma, et terve video ongi nagu audio-video. Et algul mõtlesin, et panen rohelise ekraani ja siis selle taustal teen ja siis on nagu okei, saan ennast istutada siia kuidagi ekraani peale, aga ma arvan, et te kõik teate, milline ma välja näen, et see ei ole absoluutselt oluline. Asja point, et miks ma videot teen, on see, mis siin sel nädalal Facebookis liikus video, kuidas politseinikud kotivad tavalist töötegijat. Ja siinkohal ma tahaksin öelda ka niimoodi, et härdased politseinikud kõik, et kes te seal video peal kuidagi olete, siis ärge võtke seda nüüd niimoodi isiklikult, sest mina ja ma arvan ka kõik rekkamehed, keegi ei võtagi niimoodi, et teie olete pahad. Teid on vaja, kõik on okei. Me saame aru, et teie saate käsud ülevalt poolt. Aga lihtsalt see video on nagu illustreeriv niimoodi, et ärge palun võtke mitte midagi isiklikult. Nii palju muidugi tahaksin öelda, et kui mõni politseinik näiteks on nõus kaamera ees rääkima, siis võiks minuga ühendust võtta. Ja kui ta kaamera ees otse näoga ei taha olla, siis okei. Kõiki asju saab teha niimoodi, et nagu ma praegu teen. Ei peagi näoga olema, saab lihtsalt häälega olla. Isegi nime ei pea ütlema. Aga lihtsalt tegelikult oleks väga tore, kui saaks mõne politseinikuga ka niimoodi rääkida, sest üldjuhul, kui nad oma töö tegemiste juures on ja minna juurde nende käest soovida võtta intervjuud, siis üldiselt see ei toimi, aga ütleme politseinik, kes räägiks niimoodi siis, kui ta on töövälisel ajal, räägib nagu eraisik. Ja see oleks tegelikult väga huvitav ja ütleme niimoodi, et see oleks teema, mis kindlasti huvitab väga paljusid. Ja ütleme politseinike seisukohalt peaks see olema ka nagu väga positiivne värk, sellepärast, et siis saavad ka inimesed aru, miks asjad on nii, nagu nad on. Aga täna nimelt tahan ma rääkida samal teemal, mis see video oli. Siia ma nüüd teen väheke lõike vahele, panen selle video jooksma, siis ma laadisin alla. See, kes selle video teinud on, tema nagu vastu ei olnud ja nüüd see video on taustaks ja siis heli ma sinna peale ei pane.
kõik on seda videot muidugi näinud, sinna taustaks ma panen selle heli, mis me omavahel nagu rääkisime. Ja seal võib-olla mõne kohta, kellegi kohta öeldakse natukene karmilt ja siis palun ka mitte isiklikult võtta, lihtsalt tuleb arvestada sellega, millised on inimeste emotsioonid ja kuidas, eks igaüks näeb oma mätta otsast niimoodi, et selles mõttes palun ärge tehke siukseid rumalaid järeldusi ja kuidagi, et kohe õudne halvustab video ja värk. Et ei ole. See video eesmärk on see, et tuua probleem, mis tegelikult Eesti transpordis toimub, kõikide vaatajate. Ja mul oleks väga hea meel, kui siin oleks nüüd väga aktiivne jagamine. Ei pea Facebooki jagama, võib Facebooki jagada ka, vahet ei ole, kuhu jagate, aga vähemalt, kes arvavad, et neid see video liigutab, siis jagage seda läbi Messengeri YouTube'ist, et YouTube'ist võtate, jagate läbi Messengeri, saatke oma sõbrale, et sõber vaataks ja sõber saadaks sõbrale ja sest asja eesmärk praegu hetkel on see, et kuidagi peaks seda asja saama normaalselt reguleerida. See on rekkameeste töö üks kõige suurem probleem. Ja see kõige suurem probleem tegelikult on bürokraatia. Ja siia vahele ma nüüd siis panengi siia taustaks, jookseb see minu Itaalia sõit mingi aasta tagasi. Et siia taustaks panengi siis jooksma just nagu selle, kuidas ma ütlen, taustaks jookseb video, aga kõne panen selle peale, mis me omavahel rääkisime Tambetiga, kes on selle tegelik video autor. Temal selle vastu mitte midagi ei olnud ja tema ei ole vedelvend. Tema on selles mõttes õige mees. Et võtab asju niimoodi, nagu need reaalselt on ja saab asjast aru, nagu reaalselt on. Tema on jäänud praegu hetkel bürokraatia hammasrataste vahele, aga meie need bürokraadid, nemad asjast aru ei saa. Mind ennast häirib kõige rohkem see, et kui mingid seadusi võetakse vastu, aetakse näpuga järgi ja ongi nii, nagu ma seal meie kõnes tuleb välja ka, palju võetakse niimoodi, et seadus on siuke, peab trahvi tegema ja tehaksegi. Ülemused teavad, saadetaksegi need lihtpolitseinikud välja, kes saavad siis õudsama, kuidas ma ütlen, õudsama siukese paha tuletormi alla või satuvad tänu selle, et ülemused võtavad, annavad sellise käsu lihtsalt, et raha teenida. Aga tegelikult mõelge, kui palju on raha kulutatud selleks, et siukseid nõmedaid seadusid vastu võtta. Mõelge, kui palju on kulutatud raha nende kõikide ametnike palkadeks, kes on neid totakaid seadused kirjutanud, kogu see Riigikogu värk. Tehakse mingeid totrusi. Samal ajal, kui võiks, ütleme see, et saaks meie Eesti majandustki toetada, et kõik oleks okei, kõik toimiks. Meil oleks kõik võimalikult odav. Ei, seadus on siukene, selle asemel vaatas, oot. Seadus on natuke vale, et äkki peaks see seaduse ära muutma. Aga ei, sest kõik istuvad mugavalt oma mugavustsoonis, lihtsalt tahavad tõestada seda, et enda ametikoht on vajalik. Kus kuradi kohas on mingi ametnik, näiteks transpordiministeeriumis, kelle läheb lambike põlema, ütleb, kuulge, meil on siin mitu vastuolulist seadust, et äkki peaks midagi ära muutma. Või äkki peaks midagi tühistama. Ei, tambime ainult uusi juurde ja mitte ühtegi ära ei muuda. Lõpus on seadustes selline sigrimigri,
mitte keegi mitte millegist aru ei saa. Tähtis on see, kes millise seaduse üles leiab. See on tähtis. Ja vastavalt sellele saab ka siis hakata sõna otses mõttes tavatöölist kottima. Kogu video eesmärk on, et sõbrakesed, olge nii vaid, kui teil mõtteid on, te kuulete meie vestlust seal, kui teil mõtteid on, tehke videosid. Oma näoga julge teha, keerake kaamera kõrvale, filmige midagi muud, aga rääkige oma häälega. Saatke video mulle, ma panen seal ise ülesse. Aga ärge pange sinna, et teie nimi on Huia Jooba või ma ei tea, mis kuradi igast topakad nimed. Olge julged, austage oma vanemate nimesid, esine oma nime all. Vastasel korral ei juhtu mitte midagi. Aga okei, ma nüüd siit panen siis selle video ja taustaks hakkab sealt jooksma siis meie vestlus ja siis jookseb jälle taustaks minu Itaalia video siin kunagist ammust ajast, sest mul muud varianti praegu ei panna, aga nii võiks kuidagi ometi saada. Ahoi kauboi, et nagu oled tähele pannud, et Facebookis see video on ikkagi tõsiselt rallima läinud, et teema on huvitav, et mul on ikkagi suht närvid läbi ja ma ei anta jonni, et nüüd oleks vaja mingit juristi või ministrile kirju kirjutada või kuhugile midagi tõsiselt, et kaua see jama kestab, et see ei ole normaalne, et see ei ole minu probleem, vaid teiste probleem, et siin on nii palju nagu rääkimist ja et need kuradi ministeeriumis võiks oma perseid liigutada ja midagi tõsist tegema hakata, mitte kuskile Otepääle jälle mingid pulkasid panna asfaldi sisse ja siis mitmesaja 1000 eest ja siis jälle neid ära võtta ja ütelda, et näete, siis tuleb jälle midagi, et tegelikult praegu see, millega mina nagu praegu torisen ja siin jaman, eks ju, siis tegelikult see on rõve. No teema on selles, et jah, ma käisin seal 25 meetriste loengul või seal konverentsil Kehtnas ja Puha ja ma olin Lenno Põdraga koos, aga ega see Lenno Põder on ka kuradi kahepersega tüüp, et tema tahab ainult raha koguda, et oma kuradi 25 meetriste eraldi mingid kursused ja täitsa haige, kuidas nad suudavad ühe nii lihtsa asja nii keeruliseks teha, eks ju, et selle punase Scaniaga võin praegu minna Soome teha 25 meetrise rongi ja asi ants, eks ju, või lähen ise juhina, lähen hüppan 34 meetrise rooli ja lähen sõidan, eks ju. Eestis nad ikkagi korraldavad jälle mingid kursuseid ja eraldi teed ja Euro 6 ja mida kõik, eks ju. Aga, et minu probleem on see, et mind ajab nii närvi see, et miks nagu minu Scania on Rootsist toodud, on ju, ja praegu Engeroses ja Kaivi Transis ja ikkagi enamus autosid on müügis, mis Skandinaaviast on toodud, et need on pikema raamiga, eks ju, teljevahe on 3.1, 3.3, on ju. Ja miks nad on pikem? Sellepärast, et ta on ikkagi stabiilsem ja turvalisem. Ja nüüd Eestis mina olen põhimõtteliselt kurjategija. Et see on nii absurd ja nüüd mingi Volvo Aero, nemad võivad vist siis nagu sõita Euroliidu mingite lubadega, on ju, et lihtsalt, aga muidugi Tartu vennad olid vist uuele tahvile ütelnud, et neid ei huvita need europaberid, et olid ikkagi ka ära väänanud pikkuse eest. Nii. Ja teine asi, kes need targutajad ütlevad, et võta luba, eks ju. Et siis on sõida, on ju. Tegelikult see ei ole nii, et seal ongi see jama, et kui ma võtan loa, ma ei saa nagu 2 masinat vedada, sest ega minu treiler on iseenesest sama pikk kui sinu see tent, eks ju. Küsimus on ainult see, et mul on nina pikem. Et kaubaruum on mul ikka sama. Et see transpordiametnik tookord ka Taavilibe saates ja ajas mingit paska suust välja, et konkurents, eks ju. No kuidas saab konkurents olla, kui kaubaruum on ikka sama pikk, eks ju. Nii. Ja kui ma mõtlengi nüüd eriloa, siis või need eriloa võtjad, eks ju, treileritele või ega siis need rikuvad teistpidi seadust. Aga seda ei panna tähele.
nemad sõidavad ju kohalikel teedel, kohalike omavalitsuste teedel enamuses sõidetakse ilma nende lubadeta. Et riigiteedel neil on jah luba, aga kohalike omavalitsuse teel ei ole. Et põhimõtteliselt, kui minagi võtaks nüüd pikkuse loa, eks ju, siis mina ei võiks koju tulla. Ma peaks minema Kanepi vallavalitsusest loa võtma. Ma ei tohi Põlva linnas peatänavalt maha sõita. Ma ei tohi läbi Elva linna sõita. Ma ei tohi Tallinna linna ka tegelikult ma ei tohi minna. Selle 17 sendi pärast ma peaks Tallinna linnavalitsusest loa võtma. Vot see ongi see ka üks kuradi jama, mida keegi sellest aru ei saa, eks ju. Et jah, et mul on see, et miks Skandinaavias nagu hinnatud auto on siin kurjategija ja noh, need küsimusi on veel muidugi et siis peaks ju need euro ninaga Scaniat ka või need Aerod, Volvod ka ju Eestis sõitma tentidega ja kuradi Maanteeameti lubadega ja kui lähevad kuhugile laadima, et peaks võtma kohalikust omavalitsusest loa, eks ju. Nii, aga mina olen treiler ja mina olen neile pinnuks ilmas. Tegelikult on enamus hakkevedajaid on pikema raamiga sadulveokid ja vaadake 90%, kes Paldiski laeva lähevad Rootsi, Norrasse, need on ka ju kõik pikema raamiga tendivedajad, eks ju. Et ma lihtsalt treiler, ma olen nagu pinnuks ilma jäänud ja minul enam ei ole kaotada midagi selles suhtes, ma pean autoga see ümber vahetama, isegi kui ma korda ei saa, sest ma ei saa seda pikkust korda. Ja mina võin oma näoga targutada ja õiendada ja minul ei ole enam siin kaotada midagi selles suhtes, et jah. Ja kusjuures see video oli mõeldud sõpradele ja tuttavatele Messengeris saadetud, aga see läks sõbralt sõbrale ja lõpuks siis see Margus Meresaar vaatas, et kurat, et kolleegil ikkagi nii peedistatakse, pani Facebooki ka üles ja ta ei uskunud, et see asi hakkab nii traali vaalitama, et nii tohutu menu on, et või noh, nagu kajastub või siuke hull värk, et tegelikult on lahe, et see pull nagu nii ringlema hakkas, aga siin on jah vaja, ma ei tea, juristidega, Indrek Sirguga või jah, ega see pikett on lihtsalt nagu psühholoogiline väljaelamine, aga tegelikult on see vaja ikkagi minna ministeeriumi uksi hakata kangutama või ma ei tea, moodustada mingi omaette mingi ühing või mittetulundusühing, kes viitsiks või tõesti, et need paneks ERA või tegelikult ERA on nagu rahvusvaheline vedu. Meie oleme siseriiklikud vedajad, et tegelikult riik saaks ju ka meie asju lõdvendada, et me sõidame ju siin riigis, eks ju, et nagu praegugi, mul on Smart 2 peal, on ju, kalli raha pannud magama, ta ütleb ikka, et tee väljatrükk, eks ju. Siuke kuradi pähe istumine käib, et midagi hirmsat. Või see, kus nad pidasid mind kinni kuskil kitsa koha peal, eks ju. Muidugi, tegelikult nad pidasid mind kinni ju kabiini taga nende punaste tulede pärast, mis tol hetkel olid nagu ära välja lülitatud, et ei põlenud. Aga ta väitis, et kuskil kaamerast nägi, on ju. Siuke appi raisk. Et jah, ma olen jah, siuke marru lähen siukse asja peale, mida nad korraldavad. Mina tahan oma tööd teha ja ma olen ühe auto ettevõtja ja ma olen, enamus Eesti ettevõtjad on väiksed, eks ju, et ma olen siin maal vajalik ja ma ei taha järgi anda nagu, et vot nii. Lenno kohta ma ütleks niimoodi, et jah, ma mäletan, ma olen ise tema koolitustel käinud ja selles mõttes ta seal, ma tõin ise mingid vinged näited ja siis ta ütleski niimoodi, et kõik see seadusandlus ja värk, ta üldse ei varjandki, ütles, et see kõik ongi tehtud sellepärast, et peedistada. Et see on hea koht, kus saab kergesti raha välja, saab kätte. See käis just selle rahvusvaheliste vedude kohta käis. Et see on siuke hea kerge koht. See, mis puudutab seda, kas on vaata mingi liit vaja teha või värki. Mina arvan, et siuke liit on juba olemas ja vaata nendega tulebki ühendust võtta. See peaks olema nüüd see, mis tegeleb siin Eesti sisemise tööga. See on autoettevõtete liit. Sellega peaks, sest vaata nagu siin rahvusvaheliste vedudega tegelejad on, kurat, sa maksad ERA liikmemaksu, nad ei tee mitte midagi, istuvad perset laiaks, võtavad ainult raha ja ma ütlen, kogu probleem, asja probleem, tuum on selles. Asjadega, vaata meid nimetatakse, on spetsialistid, sa kuuled kuskil raadios, transpordiministeerium, mingi spetsialist.
need ei ole spetsialistid, kes reaalselt sisuliselt ei tea transpordist mitte midagi, mis on praktiliselt, kuidas asjad käivad. Sest see, kui sa oled kuskil midagi õppinud ja ainult valge särgiga istunud kontoris, see ei tähenda mitte midagi. Ja meil on kogu see süsteem on nii üle reguleeritud ja antud hetkel, kui raha vaja on, siis ongi see, seaduses on viga sees ja minnaksegi raha välja nõudma. Siin ei saa selles mõttes, ei saa just nagu politseile ka midagi öelda, tema saab ülevalt poolt oma ülemuselt käsu, sest sealt tuli ministeeriumist käsk ja nad ei mõtle nagu selles mõttes, et mis on nagu, ütleme, inimlikus mõistes ja reaalses mõttes on okei, vaid lihtsalt neil on sedapidi lihtsam, sedapidi saavad raha võtta, mitte see, et muudaks seaduse ringi. Meil on mingisugused erisused tehtud, et kuidas bussijuhtide palk on, kuidas on Eesti siseveol siin palka, mis on rahvusvaheliste vedude juhi palk on ja ma ei tea, võib-olla nüüd eksin, aga ma tean seda, et mingi hetk oli siin see teema, kui kes Eesti sisevedusi teevad, siis nendel on ka palk nagu bussijuhtidelgi, see miinimumvärk on suurem kui need, kes sõidavad väljamaale. Ja ma ütlen, see kõik asi on selle bürokraatia taga. Ja siin ei ole see, mis need räägivad, ütleme niimoodi nagu mingit siukest tee peal mingit siukest värki, et jääd sinna seisma. Okei, hetkeks saad tähelepanu, siis tulevad politseid, ütlevad siin parkida ei tohi või isegi kui seal peatumiskeelu märki ei ole, leitakse põhjus, et liiklusohtliku olukorra lood ja sellest saad trahvi, ongi kõik. See autodega kuskile välja minek, see on jama, siin peab tegelikult saama näiteks rahvusvahelisi vedude tegijaid, neid on selles mõttes nõme kaasata, need sõidavad välja ära, okei, need on väljas. Aga tegelikult näiteks need samad kõik firmad, kes siin sõidavad, aga meil Eestis ongi see teema, et keegi küürutab ikkagi rohkem, et on lepingud ja asjad, aga see tulebki teha niimoodi, et on ette teada antud. Antakse pikalt ette, et kõik logistikafirmad, kõik saavad oma asju plaanida. Kui ei tulda siukse asjadele vastu, siis tuleb üldseisak ja seismiseks ei pea minema mitte tee peale, et maksta teemaksu, kulutada kütust. Lihtsalt mitte ükski auto pargist välja ei sõida, aga seda ei saa teha autojuhid, seda saavad teha ainult firma omanikud. Firma omanikud peavad kokku leppima. Ma mäletan aega, kui käisin veohindadega kuskil, see oli Iidamast ajast, kui just nagu lepiti ka kokku, et mis on miinimumhind, millega sõidetakse. Aga mis oli? Mingid tollad ikka sõidavad. Ja ongi perse majas on, sest ta mõtleb, mul on liisingud vaja maksta ja võt nii see ongi. See on kõik just nagu võlavangis. Aga siis jõuab see kõigile kohale, kui Eestis rekkad näiteks ei sõidaks, tõmbaksidki ühe nädala piduri peale, mitte üks rekka ei sõida, kes veab kohalikku kaupa. Kõige tähtsam on just see, mis veavad poodidesse kaupa, värki, tanklatesse kütust, asja, aga kütusevedajaid ei saa ka kaasata, sest need on kõik eraldi firmad, need on kütusefirmad, neil on savi on ju. Aga tegelikult see halvaks kõik süsteemi kohe täiega ära ja olekski kohe pekk majas. Siis oleks pekk majas. Aga ma ütlen, siin peab kõigepealt nende kõikide vedajad, eriti need, kes Eestis sees sõidab, need peavad saama kõik ühe joone taha. Vastasel korral ei ole suurt midagi võimalik teha, sest ütleme, autojuhid, nemad on samamoodi, kõik on võlaorjad, kõik on oma laenude peal, istuvad tööga on, nagu on, ei ole tasustatud nii, nagu ta peaks olema tasustatud. Ja ei ole autojuhtil seda värki, et neil on mingid advokaate võimalus palgata, et niimoodi kohe hästi tugevalt peale minna, asjad õieti teha. Sest kui kõvad juristid võtta, siis saaks sellest asjast asja küll, aga see eeldab seda, et peaks olema, kes selle kinni maksab. Võime siin teha mingisuguse vinge värgi, et teeme siukese mingi, ma ei tea, fond ei saa teha, ma ei tea, MTÜ on ka nõme, sealt tekib kohe jälle lisakulu, aga et niimoodi, et kuhu seda raha korjatakse, aga seda ei saa niimoodi korjata ja kõik on kindlasti igal pool sotsiaalmeedias kõvad teged, ja ma olen käpp on ju ja siis kui asjaks läheb, siis on pekkis. Ma olen seda ise nii palju kogenud, ükskõik millised ettevõtmised tahavad teha, siis on kõik pekkis, siis kõik kaovad ära, keegi julgeb telefoni ka sul vastu võtta.
jah, sul on jutt jumala õige, aga noh, vaata kaubavedajatel, need ju ka kommenteerivad, sest nendel on pikkustest jumala poogen, neil on ikkagi nagu paigas need asjad. No te ei tea mitte midagi, et metsameestel 4-sillaline auto, 4-sillaline käru, et nüüd on pikkus lõhki, eks ju. Või treileril mul või hakkekongil, eks ju. Need kaubavedajad, neil on need eurovasikad taga, neil on kõik akuraatna, on ju. Ja nii lihtne ongi, on ju, veavad oma kuradi, noh, neil on kindlad liinid ja neid üldse see ei kotigi, et ega tõesti, et noh, siin on seda sihukest üleriigilist streiki või noh, seda on võimatu saada, et noh, pigem mingi kokku lepitud ikkagi mingi, noh, selles suhtes ilma autodega kas või Toompeale või lihtsalt või noh, kuskil siis mujal või noh, teha ikkagi ka kas või autodega koos, aga noh, muidugi niimoodi, et politsei ei saa trahvida, et sihukese koha peal, et võtta luba ja nii lihtne ongi, on ju, et noh, tähelepanu, aga ja küsimus on ka selles, noh, mida me tahame, et noh, kas töö- ja puhkeaja seadust või neid autosi pikkusi või no näiteks need eriloadki, et tänapäeva tehnika on arenenud, et kas peab ikkagi olema ka mingi noh, üle 3 juba peab loa võtma, et noh, kõik ekskavaatorid on 3-10 on ju, et noh, milleks siis nagu selle 10 sendi pärast jälle mingid lubasid võtta, bürokraatiat, eks ju, et noh, võiks olla 3-50-nine load, et alates tollest nagu lubasid võtta ja et noh, siin tegelikult segapudru on siin jah, et mida me tahame või mida me ei taha, tundub, et nagu midagi tahame, aga mida, seda nagu ka ei tea, aga jah, mida rohkem nagu teada anname, seda parem on või noh, selles suhtes nagu sinagi, et kokku koguda ja või noh, nagu videotena, et kelles, mis mured on, eks ju, et või noh, noh, võtame politseiautogi, eks ju. Politseiautol on taga tulede vahel on, eks ju, mingi punane triip, eks ju, no täielik tuuning auto on see, eks ju, see 506, eks ju, see Volkar on ju. Mul taga on mingid punased tuled, ma olen kurjategija. Et noh, see ongi selline absurd. Aga muidugi võib kasutada, ega minul ei ole midagi karta siin, et ma võin küsimustele vastata ja teemast rääkida nagu selles suhtes, et ma olen kogu aeg selles suhtes mina ei olegi saanud nagu normaalset tööd teha, mul oli metsakas, siis mul oli kogu aeg politseiga jama, selle punase autoga mul on kogu aeg jama olnud, ma olen nüüd tenti vedanud ja noh, ainult vanniveol mul ei olnud jama, eks ju, noh, nii palju kui oli jama, et 2 korda oli ülekaal, aga siis tegi Maanteeamet mulle mega litaka, eks ju, ja siis mul on see sinine ninaga auto on alles, samamoodi ma ei saa tenti ega käru vedada, on ju, olen kurjategija, olgugi, et kunagi politsei 3 ekipaasi oli mul kõrval Tartus, tegid kärule kordusülevaatuse, aga pikkust ei mõõtnud keegi, et noh, ma ei tea jah, et mul kogu aeg on nagu mingid probleemid, et nüüd on jälle treileriga, eks ju, et nagu ei saagi tööd teha, et siis kõik mõtlevadki, ma olen üks vingats, eks ju. Ma arvan, et ma ei ole vingats, aga ma olen nagu, ma ei tea, noh, mis teha, amet on selline, et jah, nii ta on, aga võib kasutada muidugi pilte ja kõik. No vaid ongi, nii nagu ma ütlesin, asi on ebakompetentsete inimeste poolt niivõrd ülereguleeritud. Asi on ülereguleeritud. See, mis puudutab töö- ja puhkeaja seadust, selle kohta okei, seal on mõningaid nõmedaid asju, aga okei. Selle elab üle, kõik on okei, mina sõidan, mul ei ole selles mõttes kunagi probleemi olnud ja isegi siis, kui ma olen üle sõitnud, kui ma teen kõik asjad täpselt nii, nagu seadus ette näeb, isegi need ülesõitmised ja asjad, ei ole midagi hullu. See on, ma ütlen niimoodi, et okei, sest no mingi kord peab majas olema, ei saa niimoodi, et sõidetakse ennast pool lolliks ära ja kõik, või et boss saab sind siis sundida sõitma nii palju, kui issand jumal, kui palju vaja on temale, mitte see, et kuidas sina jõuad või saad. Aga kõik need muud asjad, sa tõid need hästi ette, ega vaat need, mis siin Skandinaaviasse käivad, need 3-sillalised, mis need kõik abisildadega, need on ka pikemad. Need on ka pikemad ja olgem ausad, kui sa taotad selle loa, ega see, et sa maksid raha ära, siis sellest ju asi läheb nüüd, järsku läks ohutumaks. Asja point tuum on selles, kõik asjad ongi tehtud selleks, et raha korjata.
aga siin ja ma ütlen, et no vaata, meedia haarab kõik asjad ülesse, kui on sotsiaalmeedia niisugustest asjadest üle ujutatud. Et täpselt see, nagu me sinuga praegu räägime, täppi pead sedamoodi. Ma ütlen, et kui sul on tuttavaid on, kellel mingi mõte pähe tulebki teha video. Kui ei julge oma näoga rääkida, siis vähemalt nii palju võiks julgust olla, et oma konto alt Facebookiski teha postitus. Siuke lühikene video, minut 2 video, ma ütlen, filmi seda, kus autot mööda sõidavad, vahet ei ole, mida see filmid, kus oma näoga ei julge filmida. Aga see tulebki oma mõtted öelda ja tulebki panna, teha postitus ja niimoodi, et seda saaks jagada. Hea näite tõid, sa ütled, kui see kutseliste roolikeerjate värgist maha võeti, see video, siis minul tekib küsimus, miks? Milles probleem? Mina ise oma videosi sinna kutselistesse sellepärast jagagi 1 korda vist olen või 2 korda. Aga just nimelt sellepärast, et mulle tundub, et seal ei ole asi ka päris õige. See ei ole päris õige, et mismoodi, et valituid asju sinna võib panna ja või, aga see on tegelikult probleem. Et ma ütlen, sinul on see treila probleem, aga neid probleeme on mustmiljon tegelikult. Mustmiljon. Näiteks mina sõidan kodust ära, mul on lühikesed reisid, vahel harva käin Itaalias, see on 10 päeva, aga üldjuhul ma käin Poola. Pühapäeval lähen, 4 päeval olen kodus. Kui mul on vaja, ma räägin niimoodi imelik, mul oli siin aastaid tagasi kõva operatsioon ja ma pean nüüd käima iga aasta kontrollis. Ja nüüd ma lähen 6. jaanuar ja pärast on mul veebruaris vaja minna. Aga need alati arsti vastuvõtuajad on teisipäeval. Ja vist on 4 päeval ma jõuaks tagasi, see on väga riskantne niimoodi võtta. Et teisipäeval või 3. päeval. Ja mis ma selleks tegema pean, kui ma tahan arstile aega panna, see tähendab seda, et selleks nädalaks ma pean võtma vaba reisi. Ja kui nüüd mõtled, et see nädal mul läheb maksma siis a la mingi 400 €, läheb maksma siis minu üks arsti juures käimine maksab mulle 400 €. Ja samal ajal, kui peaks jääma sinisele lehele, siis esimesed päevad ei maksa mitte muffigi ja pärast saad veel 70 prossu. Kus me räägime siin mingisugused sotsiaalkindlustusest või värgist või mis, et riigi poolt peaksid vastu tulema kas või ka selle pooles, et okei, kui ma olen rahvusvahelise vedude juht ja arstide ajad on sellised, siis on niimoodi, et vähemalt autojuhtidel peaks olema niimoodi, et haigusleht hakkab maksma esimesest päevast. Vähemalt niigi palju. Aga praegu on nii, et arsti juurde sa siis ei saa, kui sa kodus oled. Ja see ei ole sinu süü. Sa pead võtma ennast töölt vabaks. Terve nädala. Muidu, kui kodus töötad, okei, võtsid päeva vabaks. Käisid 1 päeva, käisid seal arsti juures. Aga siin ma pean terve nädala võtma. Mõnel juhul, kes pikemalt sõidad kõned Itaaliasse, siis ta tähendab seda, et sa võtad 2 nädalat vabaks. Nii et selge on see, et keegi sul autot seisma ei pane, et sa võid muidugi, okei, et sul käid ainult 1 nädala seest käid ära, auto on kodust ära ju. Sa ju ootad siis, kui auto tagasi tuleb, siis saad uuesti välja. Nii et ma ütlen, see on täielik katastroof, mis toimub. Aga ma ütlen, et algatuseks, mis on kõige odavam variant on see, tuleb sotsiaalmeedia üle ujutada. Ja kõik need kõvad, kes siin rusikatega vastu rindu tambivad ja võtavad kõvasti sõna, ma olen siin tihtilugu kommentaariumitistki näinud. Nii kui ma ütlen, et kuule, tule kaamera ette midagi, siis on suu klõks kinni ja siis on kõik, siis on Goebbels. Nii kaua kui anonüümselt mingi libakonto ajal midagi kirjutatakse, siis on pekkis, siis on nii kõvad mehed kõik, et on kohe annaga minna. Jah, see videopostitaja ka kirjutas just mulle praegu, et paljude kolleegidega on jutuks tulnud, et tänu selle mu filmimisele praegu ja selle videole nüüd paljud on lubanud hakata ka filmima politsei mõõtmisi ja kaalumisi ja asju, et see on suur pluss, ja mis puutub, meil on jah nagu veoautojuhid ja kõik on nagu kurjategijad, et Soomes ma vedasin turvast kaugelt juba sõiduauto võttis maha, et teed anda mulle, eks ju, ja visatakse käppa üksteisele, tervitatakse. Rootsis oli metsaväetraktoriga
kepikõndjas vanamutid viskavad käppa, eks ju, võõras inimene on ju, et nagu austatakse. Meil on nagu tõesti nagu kurjategijad, sest see meedia ja kõik see politsei ja kõik see on nii pasundanud selle nii valeks kõik, eks ju, ja noh, nagu see omal ajal see 25-meetrised ära lõpetatigi, et noh, minu jaoks on see Eesti kõige suurem löök olnud Eesti majandusele, et meid nagu kuidagi alandatakse kõigi nende kursuste ja asjadega, nagu nüüdki praegu ühel vanal 25 aastat olnud autojuht ettevõtja endale mitu kraanaga autot poolaaget, eks ju, kutsetunnistus sai läbi ja talle tehti 400 € trahvi ja öeldi, et sa ei tohi enam edasi sõita, eks ju, et peab tulema keegi, kellel on kutsetunnistus. No kas ei saa absurdsemat asja olla? Kui siis kutsetunnistus saab läbi, et siis nagu sa oled idioot või väärakas, et sa ei tohi edasi sõita, et sul on mõistust nagu ära võetud, et nagu noaga lõigatud, et noh, kas ei ole see mõnitamine, eks ju, et ja siis samal ajal teine tuttav, kellel on suur firma, vedas multiliftiga 9 tonnist koppa, mõtles, et ai kurat, et mul on see otsa saanud kutsetunnistus, politsei peab kinni, ütleb, ei, teil on enda koppa peate, eks ju, et teil ei ole kutsetunnistust vaja, on ju. Mis kuradi moodi siis see oma kopavedu, siis ta oskab neid kuradi kapladega või kettidega seda koppa kinni panna ja kui teenus teeb, siis on nagu mõistus otsas, eks ju, et noh, kuradi seda jama on ikka nii palju, et valus hakkab, aga poliitikas nii palju, noh, mina olin Keskerakonna nimekirjas, et mul keegi helistab sisse, et Keskerakonna nimekirjas, et noh, saatsin ka Rain Eplerile eelmine aasta juba ja nüüd ka saatsin video, aga ei tulnud midagi vastust, et ega ma ei tea. Nagu selle ta vaatab ära, aga nad on täpselt samamoodi, on just nagu, kuidas ma ütlen sulle, selle teema koha pealt nad on valgekraed. Sinna tuleb kirjutada punkti haaval, mis on valesti. Siis nad võtavad oma kõikvõimalikud nõunikud, kes need on, siis nad solivad seal seadustes ja ajavad näpuga rida ja siis nad saavad paika selle asja. Siis nad saavad seda teha. See video ei ütle midagi, nad näevad absurdset olukorda, aga nad ei saa muidu aru. See, mis sa räägid selle oma kaupaveoga, see ongi see, kui üks asi on see, kui sa osutad teenust ja teine asi see, kui sa teed oma vedu. See ongi selline erinevus. Näiteks mis need rallifuurad ja värgid sõidavad, nendel on ka tegelikult see, et nad teevad oma teenust. Nad ei vea kellegi kaupa, nad ei osuta teenust, nad vedamise eest just nagu raha ei saa. See on see teema. Ja vaata, järjekordselt jõuamegi sinna, et bürokraatia on läinud siukese absurdsuseni, et on kohe. Ma ise arvan, et miks see video maha võeti sealt, võeti maha selle pärast, et sealt ilmselt politseist võeti ühendust. Ma nüüd katsetangi, ma teen ise video. Enne kui ma seda näitan, siis ma ütlen sinna ette ka, ütlengi ära, et ma loodan, et leidub ka mõni politseinik, kui ta kaamera ees niimoodi näoga ei julge rääkida, siis saab ka kuidagi teisiti, et miks nad seda teevad. Ma ütlen, minu arusaam on niimoodi, aga ma nende rida politseinike peale nagu selles mõttes kuri ei ole, et nemad saavad samamoodi nagu mina saan oma ülemuselt käsu ja pean seda täitma ja nendel on samamoodi. Nad võivad inimlikult asjast aru saada, aga nad ikkagi teevad, sest neil ka seal kõik asjad filmivad. Aga nüüd see, kui kästakse maha võtta, okei, ma vaatan selle video veel üle, kas see mõne politseiniku nägu näha ka oli, et seda ma eriti hästi teha ei oska, aga ma proovin. Kui juhuslikult on, siis ma lihtsalt pluurin näo uduseks ära, et kui see oli probleem. Ja võib-olla autonumbrid, et kui on probleem, et nad näha on see, et sa seal ütled niimoodi välja, okei, ma saan selle heli ka maha võtta, see vahet ei ole, et lihtsalt näidata situatsiooni, ise rääkida sinna peale. Aga seal võivad olla siis seal, kui ütleme näod on, siis on just nagu isikuandmed, et politsei, ütleme see numbrite suhtes, mina näiteks olen väga skeptiline, see ei ole nagu see teema, nad on avaliku elu tegelased ja siin ei ole vahet, mis see autonumber on. So what?
mis siin siis nii väga on. Nad ise väidavad ka, et vaata pilti ei tehta või vaata see, mis Kalle Grünthal siin tegi tee ääres siukesele, mis seal mobiilne värk on, kui nad panevad kaamera üles ja teevad pilti, kui sa kiirust ületad. Ja öeldi, et jaa, ja inimeste näod peale ei jää ja värki. Ma käisin Saaremaa rallil ja praami peale tormasin, sõitsin vähekene kiiremini, oli ka metsa vahel, ma ei näinud, käis pilt ära. Mul on auto naise nime peal, mina olen seal autos vastutav kasutaja, aga naisel ei tulnud mingit meili, et trahvi on saadud. Meil tuli otse minule, see tähendab seda, et nad ikkagi kaamera järgi tuvastasid ära, kes on roolis. Ja et igati pidi, et see, mis see Kalle Grünthal video seal tegi, järelikult seal tont valetas, et nägusi ei näe ja mis igast ila ajas. Aga ma ütlen, kõik see asi on bürokraatide taga, sest paljud istuvad seal kuskil pool ja siis nad tõlgendavad kõik võimalikke asju nii, nagu ise tahavad ja selleks, et näidata, et nad on vajalikud, siis nad mõtlevad veel igast jaburusi välja. Kui neid endid võtta kinni ja pista autorooli, ütle, mine tee nüüd kuu aega tööd. Ja siis, kui teda tullakse ja kotitakse seal, vaat siis ta saab aru, sinnamaani ta aru ei saa. Ma ütlen, ma olen 1,5 aastat ka logistikakontoris Taanis töötanud ja mulle ütles tol ajal ülemus, kui ma küsin, kuule, et mind kutsutakse, et või minna või kui ta värki, ta ütles väga hea, mine, et siis näed mõlemat pidi, mõlemalt poolt klaasi seda asja, kuidas need asjad käivad. Ja oligi kasu ja täpi pealt samamoodi on logistikutel ka vähemalt 2 reisi sõita kellegi kõrval istme peal kaasas, näha, kuidas reaalselt asjad toimivad. Mitte see, et sa tead kuskil koolis õpid. Nii et siin on nii palju siukseid nüansse, aga nagu vanasti öeldi, ega load ei sõida. Sõidab mees ja kui sa oled koolituse saanud, siis sa oled saanud ja ongi kõik, et see, mis sa käid täiend koolituse, seal on sellisel juhul, kui on mingid seadused muutnud. Aga selles mõttes sinu oskused ju vähendab päeva pealt, plaks. Lõppes sul tunnistus ära, nüüd su oskused lõppesid otsa. See on absurd ju. Okei, ma tegelikult mõtlesin täna, et ilma õlleta, aga nüüd ma olen nii entukad täis läinud, et ma vist hakkan videot ka tegema, aga ma käin igaks juhuks enne poes ära, et toon endale ühe karbi õlut, et rallit ka õhtul vaadata, aga kuni rallini aega palju, et siis teengi vist video. Kui sul mingid lahedad klippi on lühikest, saada mulle või mingid ägedaid pilte saada, siis ma saan seal kasutada, et ma panen rohelise tausta üles ja teen rohelisel taustal, siis ma saan sinna taustaks panna jooksma ükskõik mida.